Märt on siin ja täna räägiks kuidas tervislikult kaalust alla võtta. Ka ilusad jutumärkides, ilusad kommentaarid tulid siin paarilt inimeselt nagu ikka. Selles mõttes kombeks on, see on ju loomulik, kes suudab sõimata ja nii edasi. Selle laivi eesmärk on lihtsalt jagada samm-sammult ja võib-olla mis ma olen isegi teinud neid asju erinevad. Esimene samm on tegelikult see, et su toitumine on paigas. Mis see tähendab, et võtta kõik valged suhkrud, kõik nagu puhas toit. On see liha, on see hakkliha, maks, puhas, ta ei ole töödeldud. Alusta sellest. Kui keegi soovitab, kui sa teed näiteks mingit, ütleme kaalulangetust ja keegi soovitab, ma olen siin videos ja näen, keegi soovitab krõpsu või mingid, kuidas? Mina sellest ei saa aru. Ootame siin võib-olla internet korra on aeglane. Just ma ei saa selle koha pealt aru, et kui me ei saa vaadata ainult ükskõik tootelt poes, mis on, kui palju seal kaloreid on. Me peame vaatama, mis seal veel on, palju suhkurt on, palju mingid e-aineid on, säilitusained, kõik igasugust keemiat, jama täis, otseses mõttes. Ja siis jälle me imestame, võib-olla miks kaal ei lange, miks inimestel on terviseprobleemid konkreetselt ja sealt kõik hakkab. Tegelikult tuleks kõik lihtsalt ära eemaldada. Ei ole ka olemas mingit dieete. Tegelikult, kui sa muudad toitumist ja nüüd sa kogu aeg toitudki sellisel viisil, siis kõik hakkabki paranema. Kui sa võtad toitumisega alla, suurepärane. Mina olen ka võtnud toitumisega alla üle 20 kilo. Kui sa ei saa alla võtta või seal ütleme, et jääb piir ja sul lihtsalt kaal ei lange. Mis siis on? Üks asi on see esiteks, et vaatame siin korra läägis. Nii, võib-olla üks põhjus ongi see, et sul on stress. Sõltub, mis kui vana sa oled või kui noor sa oled, kuidas keegi tahab kutsuda. Selle koha pealt just, et eelnevalt, kui palju või kui kaua sa oled söönud mingit mingit jama. Ma mõtlen jama, ma toongi siis erinevad. Mina olen ka söönud ja joonud energiajoogid, alkohol, igasugused krõpsud, küpsised ja kõik asjad. See rikub meie tegelikult just seest poolt. Ja sellest ongi ka inimestel erinevad terviseprobleemid jälle. Igasugused punnid näo peal, akned, kõik sellised asjad. Ja nüüd, kui lihtsalt teha tavalist puhast toitu, sellest ju ei piisa. Sul ongi vaja reaalselt mingisuguseid koostisose, mingit toodet, mis puhastab su keha. Kui mina esimest korda 2021 tegin puhastuskuuri, see oli selles mõttes, see oli õudne selle koha pealt, et kui ma vetsu läksin, tegin oma toimingud ära seal, see oli meeletu hais, mis seal oli. Kas sellest hiljem mul higi haisend ja paljud asjad suu ja nii edasi, sest et ma sõin ja jõin seda jama kogu aeg sisse. Ja nüüd tegin seda puhastust, siis see kõik jama hakkaski välja tulema. Et selles mõttes see ongi nagu nii tähtis ja kui keegi kuskilt midagi ütleb või kommenteerib, sellepärast ma tulin ka siia laivi ja ma teen neid videosid veel ja ma teen video ka, sest et laivid kustuvad niikuinii 30 päevaga ära. Et ma loen ka selle tegelikult endale YouTube ülesse ja ongi see, et inimesed ei saa aru lihtsalt ja ongi nagu, just selles mõttes ka inimene ei saa aru, miks tal on punnid näo peal. Mis juhtus? Ma ei ole ju midagi erilist söönud. Aga ta jõigi mingit energiajooki, krõpsu, ka ravimid ja kõik asjad, me ju teame, millest ravimid tehtud on. Ma saan aru, et kui sul on terviseprobleemid, siis sa ei saa lõpetada. Sul tuleks midagi sinna asendada või järk-järgult seda muuta. On erinevaid igasuguseid tulemusi, kes on saanud allergiatest lahti. Sest allergia on lihtsalt verepuhastus ja keha seest puhastus. Ja see kaob lihtsalt. Ja teine asi on see, et kuidas see allergia on tulnud, kui sul on mingist loomast näiteks tuletame, et sul lihtsalt on kassiallergia, kassikarvade allergia. Sa pead lihtsalt järelikult, sul ei tohi kassi olla või sa ei tohi selle looma lähedal olla. Et alustame ka sellest juurpõhjusest. Kõige suurem, kui me ütleme inimesena keha, meil on vaja sees keha puhtaks teha. Kui see keha on sees puhas, siis mis saab? Teine punkt on see, et sa ei tohi lihtsalt, sa pead siis, teine punkt ongi, ma mõtlen see, et kui sa teed näiteks, mina praegu joon ka seda, mis toode on soolestikule, on ju. Mul ongi seedimisega probleemid, ma hakkasin seda jooma ja see oligi põhjus, miks ma sain kaalust alla.
Ja see oligi põhjus, miks mul tuli -3 sentimeetrit vöömõõtu, läks maha ja 2 kilo alla. Sest ma käin põhimõtteliselt praktiliselt üle päeviti käin vetsus. Nüüd ma käin 2 korda päevas. Nii et see on see põhjus. Ja jälle, mis siin nagu sees on, näiteks on trumella see, mis on siis lumeseen näiteks, väga kasulik ja väga palju asju seal sees, et see ei ole lihtsalt nagu see sõna ka, ma toon ise välja see toidulisand. See ei ole lihtsalt toidulisand. Me peame vaatama, mis seal sees nagu on. See on sama, kui me lähme poodi ja ostame lihtsalt mingit asju ja mis asjad seal sees on. No mõnda asja ei saagi, 90% ei saagi poest osta tegelikult. Sest et hiljem see tagajärjed on mitte tervislikud. Nii et keha tuleb puhtaks teha. Kui sul on seedimisega probleeme, sa teedki nagu toitud tervislikult, aga vetsus käid üle päeviti. Mul oli siin inimene ka, kes kirjutas mulle täna näiteks, kes käib nädalas korra. Kujutad see ette nädalas korra ja siis kuskilt tagant ruumist ja kuskilt keegi tuleb, hakkab seletama. Inimesel puudub lihtsalt enda kogemus, see ongi see. Me saamegi ju rääkida sellel tasemel või niimoodi, mida me oleme kogenud. Mina olen seda kõike ise omal nahal kogenud ja ma jagangi sellepärast seda, et see kehapuhastus on nii oluline. Isegi kui sa oled peenike selles mõttes. Aga kui sa jood alkoholi ja isegi ei ole alkohol, me kõik toidud, me kõik oleme. Me kõik oleme selle läbinud, kes rohkem, kes vähem, ümberringi, igat pidi proovitakse mürgitada siin, mürgitada seal, pritsida siin, pritsida seal. Ma arvan, et see ei ole ju uus asi tegelikult, et kuidas siis ennast nagu kaitsta ja enda tervist hoida. Veresuhkrud, vererõhud, kõik see on 90% on tegelikult parasiidid. Kui inimene teeb endale ikkagi soolestiku puhastuse on ju, ta tervis läheb paremaks. Tal on rohkem energiat, erinevad sundmõtted, kõik sellised asjad. Nii et esimene on toitumine. Toitumine on korras, sa võtad kaalust alla. Üks moment, kui sa võtad kaalust alla, kõik on hästi. Suurepärane. Kui sul jääbki seal kinni mingil piiril, sul on ikkagi kaalust alla võtta, siis ongi, ma ütlen uuesti, see on stress. Tee endale kuur, puhastuskuur näiteks on 3 kuud. Kui sa oled terve inimene, 3 kuud. Kui sul on mingi akne, mingi muu tervise probleem, siis sa tegelikult puhastad seda keha nii kaua, kuni ta tegelikult on puhas. Mõni on ka teinud siin aasta aega, sest ta ongi teinud, ta on 10 aastaid, 10-20 aastat tablette tarbinud, tal on erinevad nahaprobleemid ja kõik asjad, see võtab aega, see ei ole kuu aega. See ei ole kuu aega. See on sama kui auto saab ka valet kütust, terve mootor on rikkis, siis on vaja see ümber teha. Ma ei tea täpselt, ma ei ole autoekspert, aga tundub loogiline, et seal tuleb kõik ümber teha, puhastada ja nii edasi. See on sama nagu meil, ja sa ei peagi igavesti neid tooteid tarbima, inimene lahendama probleemi ära ja siis ta toitumine on nüüd korras, ta ei söö või joo mingit jampsi. Jama ongi karastusjoogid, kõik see on ju, pluss šokolaadid, suhkrud, kõik, mis on mingid säilitusaineid täid. See rikub kohe jälle oma tervist selles mõttes. Nii et ma arvan, et ma olen päris pikalt siin juba rääkinud, et ma arvan, et tänaseks aitab, sellepärast, et ma tulen niikuinii homme uuesti, räägin ja samamoodi võib-olla ma siia lõpetuseks, mina võtangi praegult, joon seda toodet ja see aitab mu soolestikule. Ja kui keegi ütles siin, mis iganes, ma arvan, et te näete kommentaare asju, siis ma tahangi siia veel tuua sisse ühe selle asja, üks moment. Tuua sellise asja, et sellel tootel on garantii samamoodi, ehk siis 30 päeva, kui sa ei saa mitte midagi. No sa ei näinud muutust, siis sul on võimalik see tagastada ja sa saad raha tagasi. Siin ongi see, et kvaliteet maksab ja ma võin ka öelda, mine otsi, või meil on terve Eestis nii palju kohti, kus tellida mingid tooteid. Et kui keegi ütleb seda või tooda, mina tarbin seda ja ma olen väga rahul juba esimese 4 päeva jooksul. Ma olen üllatunud, et ma üldse sain nagu kaalust alla selle koha pealt, see oli soolestikupuhastus ja kõik see. Ma tean, et on, ja ise ka õppisin selle koha pealt, et ma käin vist ikkagi vähe vetsus. Nüüd ma sain aru sellest. Ja jälle kogu aeg õpime. Et ei saa olla nagu vanas asjas ka kinni, erinevaid meetodeid on
Ja kui ma võib-olla jagan, see aitab sind mõeldes selle peale, et võib-olla sul on seidimisega probleem, kui tihti sa vetsus käid, mõtle seda, kirjuta endale üles 1 nädal, kui sa vetsus käid. Teine on see, et kas sul on mingid pinged või stressi, see hoiab kaalu kinni. Mul oli samamoodi, see oli 2023 lõpp, kus mul oli samamoodi tuli stress, pinged ja ma võtsin kilodest juurde loomulikult. Ja 3 kuud hiljem, kui ma sain sellest lahti stressist ja pingest, ma võtsin 1 kuuga 10 kilo alla või 8 kilo. Siis ongi, ma lihtsalt sõnastan, see ei olnud 10 või 8 kilo mingit rasva. See oli 5 kilo jutumärgisega, saate aru, ma usun sellest mõttest. 3 või 5 kilo oli tegelikult seda stressi, millest see tekkis, hoidis sealt kinni. Et meil on kehas ka mingid gaasid ja veed ja igasugused asjad. Kui sellest ei räägita nii palju, siis see ongi imelik või see on mingi jutt. Tegelikult kui hakata võtma ja kes on ka saanud nagu oma kogemusi ja guugeldage parasiidid inimeste kehas ja kõik see, et nagu sellest ei räägitagi, sellest hoitaksegi eemal ja inimesed sööksid poest mingisuguseid asju sisse ja oleks lihtsalt kliendid nii poes kui ka siis, ma isegi ei ütle poest, aga ütleme, et ravimite lettide peal oleks seal kliendid selles suhtes. Ma usun, et tänaseks on kõik. Kui see aitas sind, kommenteeri, like'i, kirjuta ja homme jälle.